Tere, head Kagu Raadio kuulajad ja Youtube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja minu tänaseks saatekülaliseks on tubli Eesti mees, kes elab küll Floridas, aga kogub teadmisi ja oskusi, et neid tulevikus Eestis ära kasutada. No tere, Maik Kalamus. Tervitus, aga jah, hetkel ma ei ole üldse Floridas, ma olen Washington DC-s. Washingtonis või? Jah, Washington DC-s. No mul on valed andmed, aga ei ole hullu midagi. Ja, Kõik sai õieti paika. ja. No ma küsin su käest, Maik, miks sa ei toeta EKRE-t, keda siin paljud toetavad ja leiavad, et EKRE on nagu üks selline päästerõngas Eesti poliitikas? No sellel on nagu pikad isiklikud põhjused, miks on. Ja minu arust küsitakse, et muidu oled see normaalne mees, aga näed, EKRE-t ei salli. Kusjuures EKRE nagu põhimõtted mulle täiesti meeldivad ja see oli ka põhjus, miks ma omal ajal EKRE-ga liitusin. Aga nendest põhimõtetest ainult ei ole kasu, kui neid täide ei viida. Ja kui vaadata seda, et EKRE-st on moodustunud selline nagu perekonnaäri, kus on siis kõik perekonnaliikmed seal sees, nemad otsustavad, mis tehakse, kuidas tehakse ja samamoodi kõik nende suhtlused ja asjad ei lähe mulle korda, sellepärast et näha on, et tegu on sellise nišiparteiga, mis on siis, mis teeb koostööd, ütleme siin Eesti siis liberaalidega ja kõikide teistega, et see on selline, mulle tuleb meelde, nüüd eelmine nädal vist oli, see nädal oli Eestis suur põllumeeste streik, niinimetatud streik. Ja kui seda vaadata, siis see tegu No rohkem oli ta küll väljaastumine või selline enda näitamine. No tegelikkuses oli see, et see oli organiseeritud, see on teada, et see oli organiseeritud Reformierakonna poolt. See oli selline teater, mis on tegelikult inimeste mõnitamiseks ja kus siis toodi välja uhke tehnika ja mis oli nagu tehnikanäitus rohkem ja siis niinimetatud mängiti protesti iseenda vastu. No täpselt, vähemalt sellise mulje jättis, kui ma vaatasin täna hommiku üle siin, kõik suuremad ajalehed, isegi Äripäev kajastas seda, kõik kohata neid pilte täis, aga siis kui on mingisugune päris meeleavaldus, siis sellest ei ole mitte mingisugust juttu mitte üheski lehes ega portaalis. Nii et on selge see, et see oli nüüd korraldatud ja saab öelda, et näed, me protestisime, aga tegelikkuses on Eesti põllumehed, paljud ei olegi enam põllumehed, paljud ei oskagi enam põldu harida. Nad elavad toetuste peal. Mul on endalgi tuttavaid, kes põhimõtteliselt on juba ära unustanud, kuidas põldu harida, vaid istuvad selle pealt, et iga sügise maha niita ja saada selle eest raha, lihtsalt, et mitte midagi kasvatada. Nii et see kõik on sarnane sellega, mida EKRE teeb, et tehakse, näidatakse, et nagu ollakse parempoolsed, nagu ollakse siis rahvuslased ja kõike seda juurde, aga teod on erinevad, et kui vaadata seda, kuidas perekond Helme käib usinalt seal Jeruusalemma juudi palvustel, ja kus on üle maailma siis kogutud igasuguseid neid niinimetatud kristlikke sioniste, ehk siis neid, kes toetavad suure Iisraeli plaane. Ma ei näe kuidagi, et see nüüd kuidagi seostuks nagu Eesti rahvuslusega. Ja kui vaadata nii Mardi kui Martini tausta, siis on selge, et eestlusega seal pole midagi teha ja siis on ka muidugi aru saada, miks neid sinna juudi palvustele kutsutakse. Nii et see kõik on nii läbinähtav ja kui praegultki siis nad kirjutasid alla koos liberaalidega, see oli vist 31 Riigikogu saadikut, kes kirjutasid alla, et nad toetavad Iisraeli sõda siis Iraani vastu. Enam absurdsemaks olukord minna ei saa. Miks peaks Eesti üldse toetama või miks peaks keegi toetama sõda kuskil Lähis-Idas, mis meisse üldse tegelikult ei puutu. Me peaksime kõige oma koduasjadega tegelema, mitte tegelema siis niisuguse näitlemisega. Et neid asju on veel ja eriti kui vaadata seda, kui vaadata Facebooki, kui vaadata seda, kuidas inimesi tühistatakse,
kuidas neid sildistatakse. No see on ju täpselt nagu liberaalide teema. See meie konservatiivsed inimesed ei tohiks teist sildistada, me ei tohiks teist alandada, mõnitada. Ja eriti kui nad räägivad, et nad kristlased on, noh, kuidas siis see nagu piibliga kokku läheb, kui sa lihtsalt julmalt jama ajad. Noh, selline on ja eriti keerutamine, vassimine, noh, ma ei leia, et need on kristlikud väärtused, mida peaks edasi viima. Ja mina olen 100% kindel, et tegu on siis kontrollitud opositsiooniga. Eriti tekitab mulle küsimusi see, kui minu isiku suhtes tundis kapo huvi, miks siis näiteks ei tunta huvi EKRE rahaasjade vastu. Sest et endised EKRE juhatuse liikmed on andnud mõista, et sealt pandi kõvasti raha pihta, mis olid just riigi toetused, maksumaksja raha, mis läks kõrvale, mis läksid sinna riiulifirmadesse. Kuidas ma saaksin seda siis toetada ja miks siis kapo ei uuri seda? See on ainuke variant on see, et nad on kontrollitud opositsioon, nad lihtsalt teevad teatrit, lubavad, aga kui reaalselt nagu tegemiseks läheb, siis ei juhtu midagi. 15 aastat on nad olnud tegutsemises. Selle ajaga pole nad suutnud midagi korda saata. Ma arvan, et aeg oleks siis laiali minna. Aga see on muidugi nende endi asi ja kui vaadata seda, kuidas nad siin alustasid oma need reklaamikampaaniaid, asju, see on jällegi täpselt kõik ühte samasse auku. Ja on selge nii kaua, kui meil on e-valimised, ei ole mõtet üldse hääletada. Ja ma edasi. No nii, vaata, mis sinu jutus nüüd kumaski välja, et meedia, raadio ja laiem infoväli on tugevalt kontrollitud, jälgitud ja sa tõid sellest välja, et tsensuur ei ole varjatud, see toimub avalikult, ebaolulist müra ja pseudoprobleeme lubatakse vabalt tekitada ja olulised teemad, mis võiksid muuta inimeste arusaama või nende suunda, siis vaigitatakse. Küsimus on, kes tegelikult kontrollib infovälja liikumist? No ma arvan seda, et seda kontrollib Reformierakond. Ja Reformierakond on ju oma juured ajanud igale poole ja saavad ka ju valitsuse toetust nii Delfi, Postimees ja teised. Ja loomulikult nemad ei hakka minema siis valitsuse vastu. Ja kui vaadata neid, kes räägivad nagu sellest, mis tegelikkuses ei sobi valitsusele, siis need lihtsalt vaigistatakse ära, naeruääristatakse, vaigistatakse või lihtsalt ei räägita. Mina mäletan, seda oli siin mõni kuu tagasi oli sundüürnike meeleavaldus Tallinnas, oli seal Riigikogu ees, sellest ei rääkinud mitte keegi, see oli täiesti vaikus, sest et see on ebameeldiv teema, millega ei ole vaja ja millega ei taheta tegeleda. Ja kui vaadata erinevaid siis infooperatsioone, siis on selge, et selle kõige taga on Reformierakond ja kui vaadata, kuidas Eestis üldse parteidel rahastusega lood on, kõigil on rahastuse kehva peale Reformierakonna. Neil pole kunagi olnud rahapuudust. Mille pärast? Loomulikult see, et neil on täielik võim, nemad kontrollivad kõike. Isegi nad kontrollivad ju läbi Delfi, nad kontrollivad ju Facebooki. Ikka veel, nad teevad oma neid absurdseid faktikontrolle ja nad saavad täiesti ära väigistada igasugused, ütleme, konservatiivide sõnumid, tõe väljarääkimised, negatiivsed asjad, mis on valitsuse või Reformierakonna vastu. Ja samamoodi on nüüd ikkagi ka YouTube'is, kui ikka räägid ikka väga kriitiliselt, siis miskipärast, kas see tõmmatakse maha, hoiatatakse või siis lihtsalt ei näidata teistele inimestel, kes on, ütleme, sinu kanaliga liitunud. Et siin ei ole mitte midagi uut ja see asi läheb aina hullemaks. Ja kui vaadata seda, kuidas on nüüd Euroopa Liit võtnud endale
siis õiguse kontrollida kõige info liikumist, siis on selge, et noh, siis midagi paremaks ei lähe. Nüüd on ju valimised kohe Ungaris ja no mis on just see, Facebook paneb kõike, mis on siis Viktor Orbani poolsed asjad, paneb kinni, neid ei lase levida või siis tehakse niinimetatud faktikontroll. YouTube'is ei lasta tal reklaami teha. Noh, niimoodi see asi edasi läheb ja see on otsene sekkumine. Kui meie räägime, et keegi ei sekku meie ellu, siis on selge see, et noh, tegelikkuses Euroopa Liit. Nii et minu vastus on see, et tegelikult Euroopa Liit kontrollib seda, mis Eestis toimub täielikult 100%. jah, EKRE juhtkonnas nähakse täna sellist agressiooni või aktiivset ja sõjakamat sihukest hoiakut, mida ka Helmed oma iga pühapäevastes jutusaates kajastavad. Samal ajal ollakse kaevikus jõududega, keda varem sügavalt kritiseeriti. See tekitab küsimuse, kas tegemist on põhimõtete või oportunismiga. No ma arvan, et seal põhimõtted on võib-olla ainult enda tasemel ja kui sa paned risti kaela, see ei tähenda veel see, et sa oled kristlane. Aga jah, see, mis nüüd Iraani ja siis Iisraeli sõda, noh, kuidas seda nii hirmsalt toetatakse, et noh, üldse sellisest asjast peaks nagu eemale hoidma. Ja noh, seda sõda ja seda temaatikat, noh, peab olema kriitiline. Ka mina olen ka kriitiline selle suhtes, mis USA koos Iisraeliga tegi, et nad läksid kallale Iraanile. Võib-olla on tõesti Donald Trump niisugune geenius, kes suudab 60 päevaga selle sõja ära pidada ja režiimi ära muuta, aga noh, seda ma ei usu ausalt öeldes. Ja igasuguste sõdadega, ka Ukraina sõda, mis toimuvad Palestiinas, mis toimub Iraanis, me võiksime ikkagi natukene eemale jääda ja tegeleda koduste asjadega, eriti kui vaadata, mis Eestis, mis olukord on Eestis ja missugused on probleemid. No jama on selles jällegi üks asi, et EKRE välistab praktiliselt igasuguse koostöö, igasuguste teiste konservatiividega, mis on täiesti absurd. Nad peaksid plaksutama, kui Keskerakond ja näiteks Isamaa muutuvad rohkem rahvuslikuks, hakkavad rohkem mõtlema konservatiivseid mõtteid. Aga noh, nagu näha, siis seda ei toimi ja rünnatakse just teisi konservatiive. Nii et noh, ma olen väga-väga ütleme kriitiline kogu selle asja suhtes. jah, lähme väga olulise teema juurde, need on e-valimised ja me teame, neist on pikka aastaid räägitud ja Eesti on siis täna vist ei olegi peal Venemaal, kus e-valimisi Venezuelas vist lõpetati ära, et võimalikke pettusi, no me mäletame eelmistel Riigikogu valimistel, kus EKRE juhtis pikalt paberhääletuste tagajärjel ja siis, kui hakati e-valimisi tulemusi ära lugema, siis Reform sai 36 häält. Nii et see Reformierakonna käes on e-valimiste kogu süsteemi juhtimine ja nemad siis ka olukorda siis juhivad, aga küsimus on selles, et kõik erakonnad, 6 erakonda, kes on täna Riigikogus, on teatanud, et e-valimised ei ole ausad ja need tuleks kohe ära lõpetada. Peale selle pika jutu ja rääkimise ei ole mitte kuhugi jõutud ja tundub, et kõik on vist ühte meelt, et tahetakse teha siis e-valimisi ikka edasi, kuigi kuskil teises Euroopa riigis on neid küll proovitud, Saksamaal, Soomes ja kuskil veel, aga need on kohe leitud, et need ei sobi korrektseks hääletamiseks ja on lõpetatud, aga Eestis käib see edasi ja kõik meil on nagu poolpimedad ja ma imestan ka inimesi, valijaid, et nad ei saa sellest aru, et kuidas see olukord ikka meil niimoodi on nii hapuks läinud, et keegi ei tahagi nende e-valimiste vastu võidelda peale sinu ja Lembit Silla. No see on niisugune imelik asi, nagu ma just ennem rääkisin, et väga lihtne oleks siis ju Isamaa punti võtta, EKRE, Keskerakond
ja ühiselt nõuda selle asja lõpetamist. Noh, kas nad seda tahavad teha, see on niisugune hea küsimus jällegi. Võin jällegi ütelda EKRE kohta. Martin Helme on praegult Ungaris, Budapestis ja arvatavasti ta ikka saab seal ka siis lava peal rääkida Eesti probleemidest ja ma tahaks näha ja loota, et ta räägib just e-valimistest, mis on Eestis kõige suurem probleem. Kui ta räägib mingitest muudest asjadest, siis on selge see, et EKRE ei taha e-valimistest kuidagi rääkida, sest et mina olen käinud nii Poola-Ungari televisioonis, ka Slovakkia televisioonis ja rääkinud e-valimistest, olen käinud konverentsidel nii Poolas, Ungaris rääkimas nendest valimistest, jaganud seda infot siin USA-s nii palju kui võimalik. Aga ma tahaks näha, kas nad siis ka reaalselt midagi tegutsema hakkavad, kas nad hakkavad väljaspool Eestit rääkima, mis Eestis toimub. Kui ei, siis on selge jällegi see, et nad on kellegi poolt siis ära kontrollitud ja jällegi läheb edasi. Noh, selles mõttes tuleb ka aru saada, et ju niivõrd tore on istuda Riigikogus ja saada head palka. Paljud neist ei käi üldse kohalgi ja noh, Eesti mõistes siis iga kuu tuleb korralik summa arvele, pluss veel igasugused soodustused, igasugused veel riigi maksumaksja rahade andmised erakondadele, kõik see juurde on nii mugavaks teinud nad. Ja siit on ka üks probleem üldse, mis on ka näiteks USA-s probleem, on need samad näod, on kogu aeg seal Riigikogus või kongressis. Seal peaks ikkagi olema niimoodi, et üle 2 ametiaja sa ei tohi olla, siis peavad ikka uued mehed tulema, kes asja üle võtavad. Et selline asi nagu professionaalne poliitik, tema hakkab sul oma tooli kinni hoidma. Vaatama, kuidas ta igatepidi kuidagi võimalikult saaks tagasi selle hea elu peale ja need põhimõtted lihtsalt evolveeruvad, mis alguses võib-olla neil olidki päriselt plaanis, jäävad asjad kõrvale ja siis olemegi sellises olukorras, kus meil on hunnik poliitikuid, meil on hunnik erakondi, räägitakse e-valimistest, nende lõpetamisest, aga midagi ei toimi. Täna just oli uudis, et Rootsis häkkerid suutsid sisse murda siis ID-süsteemi ja kogu siis rootslaste info läks igal pool laiali, kõik need koodid ja kõik andmed. Ja Rootsis on tõeline kriis, sellepärast et see niinimetatud ID-kaart ja sellised asjad on lahti häkitud ja see on kõigile kättesaadav, nii et nad annavad seal inimesed valitsust lausa kohtusse. Tämä on edasi. No ma ise mõtlen, kui selle teema lahenduses me oleme sinuga ka rääkinud, et kui Martin Helme oli justiitsminister Jüri Ratta valitsuses 2015 ja edasi, et ta oleks võinud ühe päeva jooksul kutsunud valimiskomisjoni esimehe enda juurde ja öelnud, homsest on e-valimised lõpetatud. Ta mängis seal muud kloonaadi, aga seda teemat ei lahendanud, et miks ta seda ei teinud, oskad sa arvata, mis oli tema mõte? Martin Helme oli rahandusminister ja Mart Helme oli siis siseminister. Mart Helme, vabandust. Ja. No, miks ta seda ei teinud, kui oli 1,5 aastat aega teha? Seda võib ainult tema vastata. Aga kui me vaatame sinna teisi asju juurde, kuidas Mart Helme ikkagi ajas peale seda vaktsineerimise asja ja teine suur prohmakas, millele ma siiamaani pole vastuseid saanud, on see, et Mart Helme oli siis siseminister, kui Aivar Rehe ära tapeti või siis ise suri ära või mis iganes see ametlik versioon on. Et nüüd kujuta ette, kui niisuguses väikses hoovis on sul mitukümmend inimest, kes otsivad siis Aivar Rehet ja 4 päeva hiljem alles leiavad põõsa alt. Nii et on selge see, et seal oli tegu välisluurega, välismõjudega, kes täpselt, sest oli selge see, et Aivar Rehe pesi seal palju raha nii venelastele kui teistele. Aga minu küsimus on see, et mis seal tegelikult täpselt juhtus, Mart Helme ei ole mitte kunagi sellest rääkinud. Ja tahaks väga teada, et kuidas on see asi võimalik ja mis seal siis ja kes seal taga olid. Ja
noh, tegeleti ju teisejärguliste asjadega, tegeleti ju mehe-naise vahelise siis abielu nagu kinnistamisega, noh, mis tegelikult on ju võrreldes e-valimistega täiesti teisejärguline asi. Et oleks e-valimised ära lõpetatud, oleks täna, ma usun, EKRE oleks võimul olnud. Aga noh, kuna seda allkirja oli neil nii raske panna alla, siis on selge see, et noh, 15 aastat mitte midagi tegemist ja mitte midagi ette näitamist. Ma arvan, et sellest on nagu juba küll öeldud, et meil on vaja mingisugust uut liikumist. Nii nagu Rahvarinne omal ajal oli, et nendega, kes praegult on ja kes seal pikalt on, nendega ei ole mitte midagi peale hakata. no ütleme niimoodi, et ma vabandan, et ma eksisin Helmede ameti siis kohtade puhul, et aitäh, sa parandasid ära. aga võimalus oli päevapealt ära lõpetada, seda ei kasuta ja pärast hakatakse uuesti rääkima, et e-valimised tuleb kohe ära kaotada. No mis sa kisad, kui sul oli see võimalus siis ära teha. aga no nüüd räägime seda, et mis toimub siis Iraanis ja miks pidi Trump seda tegema, kuigi ta teadis, et Iraan on demokraatlik riik, meie Eestis ainult ei tea. ja miks ei ole seal isegi Eesti meedia, igal pool on kohal, kus ainult minna saab. Iraanis ei kajasta absoluutselt, mis seal toimub, mida on ära lõhutud, kui palju inimesi hukka saanud. absoluutselt räägitakse ja korratakse Ameerika siis promojuttu. No see on üldse niisugune imelik asi, et kui vaadata natuke tagasi, kus oli Epsteini nimekirjad, noh, neid avaldati ja no kõigile, kes vähegi neid lugesid, oli selge, et selle taga oli siis Iisraeli valitsus. Ja noh, see on vana Mossadi niisugune võte, et võtta üles sellised niinimetatud kahtlased tseenid, eriti need tüdrukutega ja siis pärastpoole välja pressida, sest et seal käisid ju kõik põhimõtteliselt kogu kongressi poliitikud ja ka kõiksugused staarid üle maailma. Ja noh, kui Ameerika asja natuke seda vaadata, siis pea pooled siis kongressi liikmetest ja senati liikmetest on ju tegelikult juudi rahvusest. Neil on topeltkodakondsus, neil on nii USA kui ka juudi passid. Huvitav kombel nagu teistel ei ole selliseid privileege, et neil võiks olla topeltpassid. Ja üldse Ameerikas, kui kõrgematel ametikohtadel sul ei tohi olla kahte kodakondsust, aga näed, Iisraeli passil on natuke teine siis tähendus. Ja noh, Ameerikas on ju teada, kuidas siin on ju palju lobiste ja on ka Iisraeli valitsuse lobiste, mis on kõige suurem, kõige rohkem lobiste ongi just Iisraelil. Ja noh, nemad siis on selline organisatsioon nagu Airbag, kus siis Iisrael paneb rahasid alla ja nendega toetab siis erinevaid valimisi, kandidaate ja kõike muud. Kusjuures nad toetavad nii konservatiive, nii liberaale kui kõiki teisi. Ja kui vaadata näiteks siin veel, et kui siin olid siis palestiinlaste toetavad sellised meeleavaldused, tuli välja, et nende korraldajate hulgas oli siis Walmart, Ford ja 4 siis juudi sellist organisatsiooni. Miks peaks juudi organisatsioon andma raha siis juudi vastasele tegevusele? Noh, seda võite ise arvata, et käib kahe poole peal mängimine, antakse ühele poole, teisele poole, et jumala eest mingi konflikt tuleks. Ja noh, samamoodi ka igasugustele niisugustele kahtlastele asjadele, kui vaatame, kuidas siis juudid andsid raha ju ka selle moslemi kandidaadi peale, kes siis New Yorgi valimised võitis, New York City valimised võitis. Ja pärastpoole olid lausa video väljavõte, kuidas siis kohalikud juudid tantsisid, et moslem sai siis linnapeaks. Et noh, mina tahan öelda seda, et Iisrael kuidagimoodi suutis konksu võtta Donald Trumpi. Miks, kuidas, täpselt ma ei tea, aga ma arvan, see võib olla seotud Epsteini listiga. Ma ei usu, et Donald Trump ise seal oli, aga seal võisid olla ka tema sõbrad või keegi teine.
ja võib-olla lihtsalt kästi, et hoia silm kinni ja tee nii, nagu meie ütleme, sest et mina ei usu, et see sõda kiiresti läbi saab. Teiseks, kui vaadata kütusehindasid maailmas, kui vaadata USA-s näiteks, meil maksab üks gallon umbes $4 nüüd, kui oli nädal aega tagasi oli pea dollar odavam ja see ju tekitab inflatsiooni ja tekitab inflatsiooni terves maailmas. Ja kui Donald Trump lubas, et ta ei tee ühtegi uut sõda, ta võtab kontrolli alla siis immigratsiooni, no see on asi, mis ta teinud on. Ja ta võtab kontrolli alla siis inflatsiooni. See sõda tekitab suurt inflatsiooni ja kui tõesti ta suudab 60 päevaga ära lõpetada selle sõja, siis võib-olla ta on geenius. Aga peale 60 päeva peab ta saama kongressi loa, et seda sõda jätkata. Nii et elame-näeme. Ja ma mõtlen veel kord, et Eesti valitsus teatab, et me ei saa Iraani minna, et see on kinnine riik. Iraanlased ise kutsuvad, tulge kõik igalt poolt ja vaadake, mis Iraanis toimub. Ja Eesti meedia ei taha seal osaleda. Miks ta ei taha? Mis sa arvad? No see on sama asi, jällegi, kusjuures ma eile just uurisin seda asja. Et ei ole jah, ei ole, sealt koha pealt on infot väga vähe tulnud. Ja põhiliselt, mida jagatakse, on igasugune niisugune propaganda siis asjad või siis näidatakse kuskil mingid AI poolt tehtud, mis on siis niisugused võltskaadreid, mis on nii hästi tehtud, et kui ei tea, siis ei saa arugi. Nii et igatepidi käib mõlemalt poolt täis propaganda, mis koha peal juhtub, ei tea. No võtame analoogia, võtame siis Ukraina sõjast, ega seal samamoodi. Seda infot tuli välja väga vähe ja kõik oli kontrollitud info. Nii et noh, miskit pole uut siin maailmas ja ma arvan, nad ei taha koha peale minna, sest et see pommitamine kindlasti toob paljude inimeste surma. Me ei tea ju, kui palju on surma saanud, mis nende pommitamistega juhtunud on ja kuhuni see edasi läheb. Et täiesti nõus. Objektiivset infot on väga vähe. Õige. No nii, Trump hakkas usinasti tegelema Venezuelaga, võttis selle presidendi siis haardes, viis oma vanglasse ja ütles, et temast Venezuelast saab siis USA osariik. Nüüd on ta öelnud, et ma võin Kuuba ära võtta, kas niisama sinna minnes, mööda minnes, kui on vaja, võtan jõuga. Mis seis seal Venezuelas ja Kuubas täna on? No, Venezuela on põhimõtteliselt üle võetud. Kogu see nafta müük on enda kätte võetud. Tänu sellele siis ongi saanud selline olukord, kus Kuuba on jäänud üksi. Tal ei ole enam odavat kütust. Tal praktiliselt üldse ei ole kütust. Seal on mitmepäevased elektrikatkestused, sest et ei ole võimalik elektrit toota. No, ja eks sellega oodataksegi. Tahetakse, et see Kuuba kokku kukub ja siis on lihtne seda üle võtta. Miks ta seda teeb kõike? Et see on hea küsimus. Mul oli kohtumine paar päeva tagasi ühe USA siis kongressi kandidaadiga, kes rääkis seda, et USA-l oligi plaan võtta siis kiiresti Venezuela enda alla ja ka Kuuba, et kontrollida kogu seda regiooni. Nii et mine võta kinni, võib-olla tõesti oli juba ette planeeritud, sest kui vaatame seda, et siin ju kaitseministeerium nimetati ümber sõjaministeeriumiks ja siis mõni nädal hiljem juba siis mindi ja võeti Maduro vahele. Maduroga veel selline huvitav asi, et ta juba annab siin tunnistusi, kellele siis Venezuela riik raha on andnud. Ja selles nimekirjas on kümneid ja kümneid siis tuntud poliitikuid, kongressmänne, kes on saanud miljoneid dollareid Venezuelalt. Ja just mille jaoks loomulikult, et Venezuela Maduro agendat ajada siin Ameerika maal. Need on nüüd välja tulnud, jah? Ja, need on välja tulnud. Aga kas sa arvad, et Kuuba, mingi Vene eskaader, naftaeskaader läks sinna, kui palju see nüüd suudab seda Kuubat päästa, aga mis lõppkokkuvõttes selle Kuubaga võib siis juhtuda, et Trump võtabki palja käega ära või?
No kui vaadata, kuidas ta ära võttis Venezuela, siis Kuuba on palju lihtsam ära võtta. Ja no Venemaa on ju selles mõttes probleemi ees, et tal on ju sõda pidada Ukrainas. Ta ei jõua mitut fronti lahti hoida ja vaevalt, et ta läheks USA vastu. Kui vaatame seda, mis nüüd Iraani sõjaga toimus ju siis nafta kallinemine. Kes sellest võidab? Kõige rohkem võidab Venemaa tegelikult, sest et tema saab nüüd ka rohkem raha. Ja noh, niikuinii ringiga see müüakse tagasi jälle Euroopa Liitu. Mitte midagi ei muutu. Ja lihtsalt Venemaa saab rikkamaks ja allaandmist ma arvan, et ei tule nii pea. Ja Euroopa. Jah. Sa mõtled Kuubal, jah? Ma mõtlen Venemaal, aga Kuubal, noh, ütleme, kuna ta on nii vaene riik, mul on enda tuttavaid kuubakaid, kes räägivad, kuidas seal olukord on, et pole õieti süüagi ja niimoodi on pikka aega olnud, siis ükskord nad annavad alla ja ei ole mõtet seda hoida enam püsti. Aga mis huvi Ameerikal on Kuubal? On seal maavarasid mingisugust, mida me ei tea? No ma arvan, et see on strateegiline. Tuleta meelde, et Guantanamo Bay on ju tegelikult Kuubas niimoodi, et nende sõjaväeosa, USA sõjaväeosa on ühes väikses nurgas Kuubas ja strateegiliselt on see Kuuba väga tähtis koht ja seal on selles mõttes, seal on kliima parem, seal ei ole neid torme nii palju, kui on teiste saarte peal ja ta on ju nii ligidal Floridale. Seal on ju, palju see oli, kas oli 60 meremiili või? Ta on ikka väga ligidal on USA-le, nii et strateegiliselt oleks see äärmiselt tähtis ära võtta. Selge, sain aru. No suure hurraaga läks Trump Gröönimaad võtma, praegust on seisma jäänud. Taani viis sinna oma väed ka, et mis seis seal nüüd on ja mis tast üldse võib välja kujuneda? Ma arvan, et kui vaatame seda Gröönimaa juttu tuleb iga poole aasta tagant jälle uuesti välja, siis poole aasta pärast näeme, mis seal toimuma hakkab, on selge see, et Taanile on see tohutu kuluallikas, see Gröönimaa hoidmine. Veel vähem oleks võimalik seda sõdida USA vastu. Nagu me teame, neil on ju diilid tehtud Hiinaga. Hiina on sinna ehitanud juba kaevandusi. Nii et elame-näeme, mis see toimuma hakkab ja kaugu see läheb, aga ma arvan, et üks hetk lihtsalt USA ostab ära mingisuguse raha eest Gröönimaa, nii et Taanimaa on ikkagi pisikene riik, pisiriik. Me teeme siin väikese muusikalise pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli Eestimaa mees on küll hetkel Washingtonis ja Maik Kalamus.
usud hundi juttu, kardad koerte klähvimisi, kuulad sakstes ajatusi, kannub poiste kaebamisi, sama meeste salvamisi, madalate manitsusi, sõgedate sõitlemisi. Siis ei saa sa midagi, siis ei saa sa midagi. Kui sina vajub valedesse, uppakille unedesse, käpakille käsu alla, rõõtsakille rubla alla, siis saad kirbud kubemesse, sügelised südamesse. Paised pähe kondid kõhtu, vaat siis sa lähed võrgusse, siis sa lähed võrgusse. Sama elu hoielda, vaidlase vastu võidelda. Kui sina usud endasse, siis sina usud rahvasse, taludesse, tarkusesse, õpetusse, õigusesse, kodukoha kaasikusse, ilmepiiril pääsukesse. Siis saad vaimu vägeva, siis saad põlve panema, siis saad põlve panema. Me jätkame saadet küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Maik Kalamus. No Eesti on siis tõeline süvariik või? Et on see juba nagu vaikselt paika loikunud või? no ma arvan, see on juba pikemat aega paika lokkunud, et noh, kui vaatame siin viimane 30 aastat, mis Eestis toimunud on, noh, areng oli, noh, ütleme kuni 2007. aastani majanduse areng. Peale seda on allapoole kõik asjad läinud. Ja noh, jällegi e-valimistest ei saa mööda kuidagi, sest et see on see, mis kindlustas võimu nii perekond Kallasele kui Reformile. Ja see oli siis aastat 2005 alates, nii et noh, 21 aastat on nad võimul olnud tänu sellele ja sellega nad on suutnud siis kogu aparaadi enda alla panna. No, võtame siin presidentidega presidenti inimesed ei vali. Valivad ikkagi, noh, põhimõtteliselt valitsus valib, kes on president. Edasi president ju valib siis kohtunikud ja samamoodi politseisse igale poole ametikohtadele on pandud ju kõik omad inimesed, niinimetatud omad inimesed, kes on lojaalsed, kes teevad täpselt nii, nagu vaja on. Ja noh, tavainimesele jääb ainult illusioon, et neil on midagi võimalik muuta, midagi teha. E-valimistega, nagu ma ütlesin ka eelmine kord, et kujutame ette, kui valimistest 50% on e-hääled, mis oli viimane kord, ja kui 50% häältest ei ole võimalik siis kinnitada, auditeerida, kes need olid,
noh, siis see kogu see valimised on täiesti mõttetuks läinud. Ei ole mõtet üldse valida, sest et sina võid minna küll valimisjaoskonda, panda siis sedeli sisse, aga kui vastav algoritm vaatab, et see liiga palju on näiteks keegi saanud hääli, noh, siis lihtsalt kas võtab maha või paneb rohkem e-hääli teistele. no vaatame ise, kuidas siin perekond Kallased on saanud ju ulmehääli, Kaja Kallas sai ju, minu arust oli 25 000 häält ja suurem osa olid kõik olid e-hääled. Igasugused sotsid, igasugused E200-d, see kõik ju e-hääled. noh, ja paberhääli oli imevähe neil. ja suurem osa veel olid sellised, keda polnud elus kuulnudki, mitte ühtegi nime ei teadnud nendest. aga ikkagi said tuhandeid ja tuhandeid e-hääli. nii et kogu see asi, noh, kui midagi konkreetselt ei juhtu, siis Eesti läheb veel rohkem põhja. ja noh, siin ei ole mitte midagi päästa, kui ei võeta nüüd kokku 3 parteid, Isamaa, EKRE ja Keskerakond ja põhimõtteliselt võtaks sellise positsiooni, et noh, valimisi ei ole võimalik pidada niimoodi. sellise avalduse nad võiksid teha ka välismaale, ütelda, et näete, et meil on siin selline pettus ja noh, me ei saa tegeleda. aga kuna kõik tahavad olla kuskil noh, sooja koha peal, siis ma ei tea, kas see saab tõeks. ja ma mõtlengi, et sina oled nii palju vaeva näinud ja käinud esinemas e-häälte pärast ja viinud isegi kirja USA saatkonda e-valimiste likvideerimisel Eesti Vabariigis. kas siis sealtpoolt ei tule sellist noh, näiteks kerget survet Eestile ja ometi see võiks olla ja nüüd ma küsingi, et Eesti uus USA saadik, et kui palju tema nüüd mõjutab Eesti Vabariik, kas me jäämegi vasallriigiks ja kas tal on siis õigus mõjutada e-valimiste kaotamist? kindlasti on võimalik, et ma alustan sellest, et siin oli ka üks küsimus mulle saadetud, kus küsiti, et MTÜ Konservatiivne Eesti lubas ära lõpetada e-valimised, aga ja korjas raha ja põhimõtteliselt, et kus see raha on ja mis sellega tehtud on. no meil on veebilehe peal ka olemas, mida me teinud oleme ja kuidas me seda asja arendanud oleme. praktiliselt suurem osa raha läks advokaatide peale, me viisime selle asja kuni Euroopa kohtuni, nii nagu oli lubatud. aga peale pool aastat siis mõtlemist Euroopa kohus andis siis vastuseks, et nad ei näe probleemi ja noh, tegelikult on see täiesti absurd, sest et nemad väitavad, et ei ole kannatajat. kannatajaks on ju e-valimiste suhtes terve Eesti rahvas. aga noh, niimoodi ta on, aga vähemalt me nägime ära, kuidas see süsteem toimib, kuidas kõik on üksteisega seotud, kuidas käib ahelkäendus. ütleme niimoodi, neid tehnilisi asju üldse keegi ei võtnud vaevaks lugedagi, noh, mis oli välja toodud. tuletan meelde, et need allkirjad, digiallkirjad olid ju kõik ju tegelikult kehtetud allkirjad, mis oli antud 2023 Riigikogu valimistel. nii et noh, sellega sai selgeks see, et siin Eesti poole pealt, noh, ega keegi ei tahagi ja ega keegi ei tahtnud minuga ka koostööd teha aga me ajame asja edasi. nüüd on tulemas USA-s CPAC jälle, noh, sinna ma lähen järgmine nädal ja noh, loomulikult on minu põhiasi tutvustada seda Eesti e-pettust, mida ma olen teinud ka eelmised korrad, kui ma seal käinud olen. aga jah, ja teine asi, kuhu me oleme andnud Nõmme raadiole päris mitu tuhat eurot, et seda üleval hoida. Ma soovitan kõigil ka, kel vähegi võimalus on toetada Nõmme raadiot ja aidata talle elus püsida. aga jah, ma annan edasi. ega ma mõtlen, et see uus suursaadik, et kuhu poole ta seda Eesti poliitikat suunab Ameerika siis huvides lähtuvalt, et me oleme ikka vasallriik edasi ja nagu sa ütlesid, et e-valimiste osas ei muutu ka midagi. vaata, see Pipoga on ka niisugune
huvitav lugu, et ta on alles ju tulnud Eestisse. Ta on alles olnud ju mõni kuu. Et siit on raske ütelda, kui palju ta mõjutanud on, kui palju ta siis tegeleb, aga üks huvitav osa oli jällegi, kui võtame EKRE-st, jälle niinimetatud tümitan EKRE-t. Martin Helme ja teised käisid siis, see oli siis USA sõpruskoht, grupp, see Riigikogu niisugune grupp, käisid kohtumas siis Roman Pipkoga. Ja kui see siis vestlus läbi oli, andis Martin Helme ju kohe ERR-ile intervjuu, kus ta ütles, et näed, et Pipka on siin ja tahab saada meie maavarasid. Noh, tuli välja see, et sellisest asjast ei olnud juttugi ja see oli siis Martin enda poolt välja mõeldud jutt, mis pani siis suure põntsu, ütleme, EKRE ja siis USA suursaadiku Roman Pipko vahele. Niimoodi, kas seda võimalik päästa, seda me ei tea. Aga usaldus on selline asi, kas oli meelega tehtud või see oli lihtsalt niisugune apsakas. Aga süüd Martin Helme ei tunnistanud ja süüdistab siis Roman Pipkot hoopis valetamises. Nii et ma ei tea, mis mängu mängitakse. Võib-olla see oli jällegi ette antud süvariigi poolt, et näidata siis USA suursaadikut halvas valguses. Ma loodan, et vastasin küsimusele. Hästi, aga sa väga hästi mainisid, et 6 erakonnast on täna 3 erakonda. Need on siis Keskerakond, Isamaa ja EKRE. Aga nendel ei ole nii palju jõudu, et muuta seadust, et e-valimist ära kaotada. Kuidas nad saaksid siis kutsuda siis inimest tänavatel või mis nad peaks tegema? Ma imestan, inimesi ka käivad aastaid valimas ja virisevad, vannuvad endale pihku, et kõik on riigis halvasti, aga mitte midagi oma riigi heaks ka ei tee, mitte midagi. Nagu sa ütles, see traktoristide väljaastumine oli ka rohkem show, kui ta oli mingis kandis seal. Terras oli ka seal ajas mingis pudru juttu, põllumajandusminister, et mismoodi nad saaksid siis kolmekesi mõjutada tänast Reformierakonna ja Eesti 200. No Eesti 200 sellist erakonda põlegi ja su jutt on õige, et need korjati e-häältega kokku see jõud. Ja siuke rumal inimene nagu Tsahkna saib siis välisministriks. No, tuleta meelde, näiteks siin paar tagasi oli Budapestis suur rahumarss, kus olid kohal suuremad konservatiivsed jõud Ungarist ja ka Poolast. Mida saaks Eestis teha? 3 erakonda. Meil on rahalisi vahendid olemas. Miks mitte teha üks korralik meeleavaldus? Ja teha see meeleavaldus, kus ikkagi oleksid 10 000 inimesed koos. Sest et kui vaadata nende siis nimekirja, kui palju inimesi neil on siis liikmetena, siis ei tohiks ju mingi probleem olla. Saada siin 20-30 000 inimest kokku ja teha suur meeleavaldus. Ja mis sellest muudaks oleks see, et kutsuda kohale ka välismeedia, anda igale poole teada valitsustele, mis siin toimub. Sest et tegelikult on see ikkagi suur asi, kui 6 erakonnast 3 ütlevad, et see valimismeetod on pettus. See oleks üks suur asi, mida nad võiksid teha ja mis oleks väga lihtne neil teha. Kas nad teevad? See on ise asi. Mis luugered neil igalühel seal kapis on, mida kapo siis vastavalt juhib, seda me ei tea ju, me võime ainult oletada, mis seal käib. Ja üks asi on meie meediat, et kõik nad kiidavad selle süvariigi tegevust heaks ja keegi kritiseeri. Ma saan aru, et kõik tahavad palka saada, need ajakirjanikud, aga nõukogude ajal olid meil väga julgeid inimesi, kes astusid välja kas või see fosforiidi kaevandamise lugu ja inimesed tulid välja, kui oli eestvedaja. Ma arvan, et täna tuleks ka, aga täna meil on eestvedajaid. EKRE võiks seda vabalt teha ja Keskerakond, kes koos Isamaaga on täna kõige populaarsemad erakonnad. Jah, võiks teha ja ma ei saa aru, miks ei tehta. Et eks seda näha ole. Aga ma arvan, et
mis on jällegi meedias Eestis, on see, et tegelikult ju meedia valib, keda nad siis promovad, võtame kas või mingisugune, kes need Eestis need suured on, need mällukad ja kes imeinimesed on, neid pannakse igal pool esilehtedele. Aga ütleme, võtame kas või Vambala Kolbakovi, kes võiks olla vabalt, ütleme, üks selline üks eksperte, kelle käest nõu küsida, siis seda ei tehta. Ehk valitakse vastavalt need, keda saab kuidagi mõjutada, keda saab kuidagi paigal hoida ja kardetakse just seda, et Eestis tekib keegi niisugune karismaatiline liider, kelle taha siis rahvas koondub. Seda kardetakse paaniliselt ja sellepärast ongi, tehakse need igasuguseid infooperatsioone, sellepärast sildistatakse inimesi, ähvardatakse. Mina olen küll niisugune pisikene tegija, aga mul on tulnud päris palju igasuguseid selliseid sõnumeid, et kui siin näen kuskil, siis löön sulle kaikaga pähe või siis ära käi pimedas ringi või selliseid absurde, aga see kõik on selline mõjutus, millega siis üritatakse inimesi panna kartma. Ja ongi ka paljud inimesed kardavad seda, ka ajakirjanikud on nii kartlikud, et nad ei julgegi tõsistest asjadest enam rääkidagi. Räägitakse pool niisugustest probleemidest ja siis see asi jällegi mandub maha. Et kui vaadata näiteks, kui saata oma artikleid nii Delfisse, Postimehesse, siis kui palju neid avaldatakse, väga vähe. Aga näiteks Rainer Saksa ja igasugused Juku-Kalle Raide, neid on kogu aeg seal. Nii et see on meelega tehtud ja kahjuks see süsteem toimib niimoodi ja inimesed on ära hirmutatud. Sa just enne puudutasid, et kui Trump tahtis saada siin Nobeli preemiad ja ütles kõik ühtegi sõda enam ei alustada ja peab läbirääkimisi ja alustati aktiivselt ka Ukraina ja Vene rindel siis sõja lõpetamist, et sel aastal tuleb see ära lõpetada, selle eelmine aasta juba ei ole lõpetatud, ja pluss see, et meie ajakirjandus ei kajasta neid, kus toimuvad lahingud, mis seal juhtus, mis seal sai, et kas see süvariik ja ka siis Trumpi, nagu sa ütlesid, on juutide ora otsa löödud, et ta peab eelmisel päeval Iraaniga läbirääkimisi, ütles, et läbirääkimised olid väga edukalt ja need lähevad edasi ja järgmisel päeval paneb pommid lendama. Muidugi juudid alustasid, aga Trump ei ole suutnud tõesti oma sõna pidada ja et Biden alustas, mina ei oleks elus seda sõda alustanud. No mida nüüd Biden mõtleb, et mina ei oleks elus Iraanis alustanud, ma ei oleks uurinud järele, milline on Iraagi kaitsevõime ja täna ei lähe ameeriklastega juutidel hästi, need olukord on väga keeruline. Ma küsin, et miks Trump on siis veel kord, kuigi sa juba põhjendasid, et ta on juutide ora otsas, nii vastuoluline poliitikat ajanud. Ja, ütleme, see tekitab päris suuri probleeme siin Ameerika konservatiivide seas, sest et lubatakse ühte ja tehakse ikkagi teist. Ja Iraaniga on see jama, et tegelikult Iraanil on kõige suurem inimarmee maailmas ja rahvast on seal ka palju ja maad on ka palju. 92 miljonit. Ja pindala ka 1,5 ruutkilomeetrit, miljonit. Jah, aga sellist nüüd ära pallutada, eriti kui vaadata seda, et Afganistanis oli ju 20 aastat seda, kulutati $2 triljonit USA poolt seal, aga siis ei saadud jagu siis 38 000 Talibani võitlejast. Kas sellest tuleb nüüd jälle selline pikk sõda, kuhu saab siis maksumaksja raha panna? Ma ei tea. Ja teine asi, mis on see, et kes on väga õnnelikud, on just need Ameerika relvatöösturid. Ameerika relvatöösturid on selles mõttes huvitav, et nemad on ju ühed põhilised doonorid siis neile poliitikutele, kes tahavad saada kongressi. Ma tean seda konkreetselt, kuna mu enda tuttavad, kes on siis olnud kandidaadid, on rääkinud, et sealt
sõjatööstuse poole pealt saab kõige paremini, kiiremini raha. Ja mis on nendele kõige rõõmsam, ongi just see, et saab kuskil sõda pidada, siis saab riigile ja maksumaksjale oma relvi müüa. Noh, võtame kinni, mis siin tulemas on või miks seda nii on. Ei oska ütelda, aga vastuseis on USA-s ikkagi väga järsku suureks läinud selle sõja vastu ja just selle inflatsiooni ja nende lubaduste mitte hoidmise vastu. Aga kui suur oht on Trumpil novembris kaotada demokraatidele, et ta on siin eksinud, et ta ei ole luba küsinud kongressilt sõja alustamiseks, tegi seda Netanyahu siis survel ja nüüd on mõlemad sattunud väga keerulisse olukorda, aga ma arvan, et kõige, kuidas Netanyahu tuleb seda, ma ei tea, aga Trumpil on väga kurvad seisud novembrikuust vaadates. Absoluutselt nõus, et on vahevalimised tulemas ja sa ei saa võita valimisi sellega, kui sa siis ei täida oma neid lubadusi. Ja kui see kongress läheb siis demokraatide kontrolli alla, siis on selge see, et 2 järgmist aastat ega Donald Trump ei saa midagi teha, sest et seadused peavad käima läbi kongressi. Ja praegult on niikuinii on see võim on nii imeõhukene kongressis, nii alamkojas kui ülemkojas, siis ei ole on väga suur variant, et demokraadid võivad tulla tagasi võimule. Inimesed ju unustavad kiiresti ära need, mis on siis demokraatide kuriteod, aga jällegi lähevad valima. Ja kui Donald Trump, kui see kütusihind veel rohkem üles läheb ja novembriks veel suurem inflatsioon tuleb, sõda jääb venima, see on väga-väga halb. Aga ütle, kui nüüd demokraadid võidavad, kas siis Trump peab tagasi astuma, Vance saab siis presidendiks või kuidas see süsteem seal on? Ei, ta ei pea tagasi astuma, lihtsalt ta ei saa oma seaduseid läbi suruda kongressis, mis panebki ta sellisesse olukorda, kus ta ei saagi mitte midagi teha. Et eelmine kord, kui Donald Trump võimul oli, see oli aasta 2016, siis samamoodi nad kaotasid ju vahevalimised, võim läks kongressis üle demokraatidele ja põhimõtteliselt siis Donald Trump 2 aastat ei saanud praktiliselt mitte midagi teha, niisugust sisulist. Et praegult on tal aeg olnud, novembri on tal veel aega ja seda ei tea, aga ma arvan, see on päris tõenäoline, kui see jama niimoodi edasi kestab, et demokraatid saavad võimule, globalistid ja siis jälle läheb see immigratsiooni asi lahti, jälle piirid avatakse ja maksud lähevad ülesse. Ütleme, et sa elad Ameerikas, kas sa tunned seda sõja mõju ka täna? Hea küll, küte on kallis, kas toiduainet või midagi muud on ka läinud kallimaks tänu selle sõjategevusele Iraanis? Praegult ei ole tunda olnud, see tegelikult on siin kütuse hind tõusnud alles paar päeva tagasi. Tegelikult eile ma panin tähele, et kütus on kallimaks läinud, aga ütleme, selle nädala jooksul ei olnud veel tõusnud. Eile oli tõusnud juba ja aga muidugi ameeriklastel, kellel suured autod on, autod võtavad palju kütust, see on suur pauk ja seda pikalt ei saa sellist asja lubada. Muidugi USA on ju üks maailma kõige suuremaid naftatootjaid, nii et siin mõjub see asi vähem. Et see ei ole nii nagu Eestis on, et kui maailmaturul läheb see kütus natuke kallimaks, siis kohe tanklad tõstavad hindasid. Ju siis neil on need tünnid nii tühjad, et kogu aeg nad ainult ootavad, et uus laadung peale tuleks ja ostavad siis imekalli hinnaga sisse või siis lihtsalt tõstavad suvaliselt hindu. Mis palju juttu muidugi Trump andis täna korralduse, et kui 48 tunni jooksul ei ole Hormuzi väin vabaks lastud, siis pommitatakse Iraani kogu elektrisüsteem segamini. Et mis sa sellest arvad? Donald Trump, ta on vana ähvardaja ja oskab seal mängida neid mänge. Selle väinaga on muidugi omad lood seal, et
ja kui arvata seda, et nüüd minna nüüd elektrijaamade kallale, no kui sa tahad teha režiimi muutust, siis ei saa ju kõike maha lõhkuda. Ma saan aru, kui rünnatakse sõjaväeobjekte, aga kui rünnatakse tsiviilobjekte, eriti elektriasju, siis kes seda hakkab uuesti üles ehitama? Kui kalliks see läheb, see elektrisüsteemi uuesti üles ehitamine? Sest et noh, nende plaan oli ju tagasi panna võimule endine kuningas, kes siis maha võeti omal ajal. Jah, et no see oli plaan, aga mida ta sinna valitsema läheb, kui on kõik puruks pommitatud. Nii et noh, minule see nagu igatepidi niisuguse tekitab küsimärke ja ma arvan, et see kogu see Iraani asi on tegelikult liiga suur tükk hammustada USA-l. Võib-olla oli seal niimoodi, võib-olla siis Iraan andis siis selliseid luureandmeid USA-le, võib-olla olid need niisuguse kallutatud ja mõjutatud, et tunduks, et niivõrd lihtne on seda režiimi muuta, nii kerge on seda sõda võita. Mina seda ei usu isiklikult. Ja noh, selliste ähvarduse tegemine, ega see midagi paremaks ei tee. Ma eeldan, et juba varsti tuleb nii Euroopas kui USA-s niisugused terrorirünnakud, kus saavad ka ikkagi palju tsiviilinimesi surma. Noh, niimoodi nad peavad seda. No jah, esialgu plaan oli need Netanyahuga kahekesi, et 4 päeva ja siis tuleb rahvas tänavale. Aga noh, mul on ka tuttavad, kes on Iraanis elanud, ütles, et jah, ega kõik ei toeta neid moslemeid. Aga kui tullakse riigile kallale, territooriumile, siis ei lähe keegi reetma. Aga ma küsin nüüd viimase küsimusena sinu käest, et no sa küll korra mainisid, et kui 60 päeva jooksul oli nii vist või, ei suuda sõda ära lõpetada, et siis ta peab kongress luba küsima, aga siin Trump eile ütles, et ta tõmbab pommitamised järele ja ei hakka ennast nii vaevama, aga rahu ka Iraaniga ei sõlmi. Mis see siis lõpuks on? No siis ongi selline nagu Afganistanis niisugune pikk sõda, sest arvestada sellega, et ümber Iraani on USA-l umbes 23 sõjaväebaasi ümberringi. Noh, loomulikult siis käib väike madini või käib kogu edasi, tuleb maksumaksja raha sinna saata. Noh, ja rahu ei tule kuskile. Kellele see kasulik on? See on nagu minu jaoks kõige suurem küsimus, mis kasu sellest üldse on ja mis kasu on sellest Euroopale, USA-le sellest sõjast. No, mina ei oska sellele vastata, mis kasu sellest on. Võib-olla tõesti need õlifirmad, kes sealt välja visati riigipöörde käigus, tahavad tagasi tulla ja siis selle peale käib mäng. Noh, nii nagu Venezuelas, ega need õlioligarhid on kõik tagasi seal. Aga veel viimane küsimus, et Euroopa Liit on pannud käed tasku ja vaatab seda kõike ükskõikselt pealt, mis selle on tinginud hirm Iraani ees, et Iraan võib hakata pommitama nende siis naftaladusid või mis hirm see on, et nad ei ole tahtnud ja Trump nimetas neid argpüksideks. No asi on selles, et näiteks Inglismaal ja Prantsusmaal on ikkagi meeletult suured kogukonnad moslemitel ja üldiselt on nad sellised radikaalsed moslemid ja lihtsalt valitsus kardab, näiteks see on ju Inglismaal vastu võetud seadus, et noh, igasugune moslemi vastane jutt on kuritegu, noh, nii ka näiteks Facebookis või kuskil kus iganes sa ütled seda. Noh, nii see asi läheb ja nad ongi argpüksid ja no Euroopa Liit on ju majanduslikus väga raskes seisus ja see asi läheb ainult hullemaks ju praegusel hetkel. Ja samas kallis kütus paneb veel suurema inflatsiooni Euroopas käima. Noh, sõnavabadus on niigi ära kaotatud. Noh, ega neil õiget sõjaväge ei ole. Noh, niimoodi, et selles mõttes ma saan aru, et Donald Trump kutsus üles NATO-t, et turvama seda väina seal. Ja muidugi Eesti läheb sinna kohe esimesena ja noh, miine tõrjama. Mis oli ka siin muidugi USA-s oli uudistest täitsa olemas. Aga see uudis oli ka olemas või? Tõesti oli, see oli ja Eesti läheb. Jah, see oli, Foxis oli kohe niisugune peauudis oli, et Eesti oli esimene, kes oli nõus kohe appi minema. Nii et noh, Eesti selles mõttes on sai kuulsaks koheselt.
aga noh, kas nad on ka läbi mõtelnud, et me peame olema siis igas sõjas? Noh, ma arvan, et me peaksime ikkagi mõtlema rohkem oma iseseisvuse peale, oma tegude peale ja oma majanduse peale, mitte käima mööda maailma sõdades ja noh, hirmutada ka siis ütleme ka eestlasi kogu aeg selle sõjahirmuga, kõige sellega, et noh, elu lähebki halvemaks, et kuna me oleme sõjas, noh, kas Eesti on sõjas, ei ole sõjas, aga on vaja torkida igal pool, nii et Eestis võiks olla rohkem niisugust diplomaatilist mõtlemist. Aitäh sulle, hea Maik Kalamus ja soovime, et kõik need, mis sa siin arvasid, mõtted läheksid ka kuskil realiseerusid, aga kõigepealt ma tänan sind veel kord hea ja sisuka jutu eest, aitäh. Aga tänud. Ja suured tänud teile, head raadiokuulajad ja YouTube'i vaatajad. See oli Toomas Pauri autorisaade.